26. sajandi ühtne riik on üles ehitatud ratsionaalsusele ja korrale. Klaaslinnas, mida juhib kõikvõimas heategija, puuduvad isiklikud vabadused ja nimede asemel on inimestel numbrid. Kaotatud on primitiivsed instinktid, kirg ja loovus. Oma õuduseks avastab peategelane D503, et tunneb ennast tärkavat kõige ebaloogilisemat ja keelatumat emotsiooni – armastust. Zamjatini kirjatukist rohkem kui 100 aastat hiljem, septembris 2023, ütleb Eesti Vabariigi Riigikohtu lahend järgmist. Ärireegli PR07 kui halduseeskirja alusel toimiv automaatsüsteem ei näinud ette võimalust rohevõrgustikuga seotud asjaolude juhtumipõhiseks hindamiseks ja ohu välistamiseks. Kõik automaatsüsteemi tööparameetrid on seadistanud vastustaja ning alluvad tema vahetule kontrollile. Neid muudetakse ja teendatakse pidevalt. Algoritmiline valitsemine, automaatsed otsused, seaduste automaatne kontrollimine arvutiga, haldustrahviõiguse haru, digieuro – see on ju kõik üks pöördumatu trend, kuid kas sellest peitubki ehk uus võimalus ja surve Riigikogule ennast taasavastada? Kui me liigume väikestest automaatotsustest sammhaaval kõrgemale ühiskonnaelu üldisemalt korraldavate automaatnügimisteni, siis kes neid parameetreid seadistaks ja tohiks seadistada? Mõni nimetatud komisjon või Riigikogu? Kuidas näeks välja Riigikogu algoritmilise valitsemise järelevalve erikomisjoni töö?